Tere tulemast tagasi minu kanalile, siis nii uutele tulijatele. Ma tervitan südamest oma fänne, keda on siin juba ikka väga-väga palju kogunenud. Ma tänan teid, kes te olete minu fännideks siin hakanud, minu jälgijateks hakanud. See ei maksa teile mitte midagi. See on täiesti tasuta, te lihtsalt näete siis, millal tuleb järgmine video ülesse. Ja me oleme ootamatult, või kuidas keegi seda võtab, jõudnud oktoobri viimaste päevadeni. Selle nädalaga lõppeb, või nüüd järgmise nädalaga, mis kohe algab, lõppeb ära meil oktoobrikuu ja algab võib-olla selline rahulik ja hingedekuu november. Ja piilume siis sinna, mida näitab meile siis või millistes energiates või võtke seda täpselt nii, nagu te tahate. Mina teen ladumise november 2025. Tegu on kollektiivse lugemisega, ärge seda unustage, see ei pruugi kõikidega resoneeruda. Kui te soovite ainult teie energiatest spetsiaalselt teile suunatud eraladumist, palun kirjutage mulle meilile, mis asub selle video all. Ma ütlen ka hauli.maagiline@gmail.com ja siis teeme ainult teile ja ainult teie energiatest lähtuva. Sellepärast, et see, mida ma siin teen, on tegelikult ikkagi kollektiivile, mitte kellegi konkreetset energiat ma siit kinni ei võta ja siin on lihtsalt puhtalt see, mida need kaardikesed meile siis siin jutustama hakkavad. Aga ärme räägime midagi pikalt siis ühesõnaga, et kui soovite siis eraladumist, laikige minu, kirjutage kommentaare, tellige kanalit, see ei maksa midagi, see on tasuta. Leidke üles ka minu Facebooki leht, mis on samanimeline, seal hakake jälgijateks. Sinna ma panen natukene teist teksti, seal ei ole absoluutselt mitte ühtegi videot, seal ma üritan panna iga päev päevakorda. Iga päev see jah, tõesti ei õnnestu, aga nii palju, kui mul siin siis õnnestub, siis nii kaua niimoodi ma siis panen siia neid. Aga hakkame siis vaatama ja mida siis toob november 2025 kollektiivne lugemine. November 2025. Ja vaatame siis. Hakkame pihta ja vaatame nagu alati minu ladumiste puhul, eks ole, et mis siis hakkab jooksma, mis tuleb, mida näitab. Sellepärast, et mina ei tea mitte kunagi, et ma võib-olla hakkan tegema rahaladumist, aga tuleb ilmselge suhteladumine või vastupidi hakkan suhteladumist tegema ja tuleb rahaladumine. Nii et kõik on võimalik, Ja millegipärast pidin ma panema siia need mingid kivikesed. Ma ei tunne kive, ma ei räägi nendest, ma lihtsalt panin need siia, sellepärast, et ma võtsin need sealt oma kivide karbist. Nii, vaatame siis. Hakkame minema. November 2025, hingedekuu, rahulik kuu, üldse aasta kõige pimedam kuu. Ma järjekordselt läksin siia vastu. Nii. Minu kolleeg, ma ei väsi seda kordamast, mulle väga meeldib see kaart. Ka minu üks lemmikkaarte, sauade kuninganna, üldse kuningannad on kõik sellised. Nii, novembrikuu sellised energiad, mis siit alguses tuli välja. November sellele vaatamata, et ta on selline kõige pimedam kuu, mida ma ennem ka ütlesin, siis novembris on kindlasti väga palju ka päikselisust. Novembris on väga palju kirge. November kipkub siit nende põhjal naistele orienteeritud kuu. Poisid, palun pöörake ringi. Ärge solvuge mu peale, pöörake ringi, sellepärast, et ma kordan veel kord 98% minu vaatajatest on naised ja mul on lihtsalt teha seda naistest lähtuvalt. See on väga palju kirge. Tuleb, ma julgen ennustada, lõbustusi, väljas käimisi. Selles hästi palju avardub teil intuitsioon ka nendel, kellel ei ole praegu avardunud. Ja need, kellel on see
avardunud või kes kasutavad tegelikult väga palju enda intuitsiooni. Ülemprest rinna on vaimsuse, tarkuse, intuitsiooni, selgelt nägemise kaarte. Väga paljud kindlasti vaatavad siin mind need, kellel on endal, kes panevad kaarte kõik sellises eas. Siis on selles ka nooruslikkust ja te saate hästi palju tegelikult selline kirjavahetus või sellist kirjavahetust ja selliseid sõnumeid. Ja te saate novembrikuus väga palju ja võib-olla kui te olete mingisugust sõnumit väga oodanud, väga kaua oodanud, siis see kindlasti tuleb. Ja kuna november on hingede kuu, ta on pime kuu, hästi palju ollakse nagu mälestustes ja leitakse neid mälestusi ja ka väga väikselisi mälestusi ja võimalik, et osadel keegi pöördub tagasi, keegi inimene minevikus, keda te ei ole väga ammu näinud, ammu kohanud. See ei ole siin, see on võib-olla aastate tagune, kellega te ei ole üldse suhelnud, kes toob teie hingele soojust ja keegi nüüd ilmub kuskilt välja. Ja täiesti loogiline, et need sõnumid võivad olla seoses siis selle inimesega. Nii et mitte midagi halba, see ei ole väga intuitiivne, väga väikseline, täis meenutusi, mälestusi, täis kirge, sõnumeid ja sellised pidustused ka päris kindlasti ootavad siin ees, kus te saate siis näidata, nagu mida näidata, kus avaldub siis kõige rohkem teil selline kire moment. Teie kirglik pool, minu tüdrukud, minu poisid. Nii, ja vaatame siis edasi november 2025, hingede kuu. Päris kindlasti osadel lõpeb lõplikult ära midagi. Lõpukaart sellesse ritta väga hea. Väga paljud lõpetavad enda elus lõplikult jäädavalt midagi sellist oma valusast minevikust. Osadel kindlasti kerkib väga suuresti see minevik ja novembrikuuga see lõpeb. Lõpevad ära need võitlused, lõpevad ära need valusad tagasivaatamised, sest praegu te ilmselt ikkagi veel vaatate ja te saavutate õigluse ja tasakaalu oma mineviku ja oleviku vahel. Minevik läheb ja see on tõesti niimoodi, et võib-olla nüüd on niimoodi, et selles novembrikuus te ei peagi enam meeletult võitlema millegi pärast, et see jääks minevikku, seepärast, et ta lihtsalt jääb, sest lõpuks lõpevad ju ka need valusad mineviku vaatamised. Minevikus on osadel, kordan veel kord, kollektiivne lugemine on olnud midagi väga keerulist ja midagi väga rasket, aga te ikkagi nagu piilute veel. Te olete tegelikult selja keeranud sinna, aga te ikkagi aeg-ajalt miski sunnib teid nagu piiluma sinna. Ma vaatasin praegu oma kella ja ma vaatasin, et see on mul tagasi keeramata, sest täna öösel läks kell tunni võrra tagasi. Ja nii. Ja ongi, ja te tähistate seda võitu, et te vabanesite oma minevikust. Ja te tõesti tähistate seda, sellepärast, et see on väga suur vabanemine. Ja seal ei pea olema enam jõudu ja te saavutate tasakaalu, õigluse. See võib olla ka kaksikleegi hingesugulase kaart ja 2 inimest on väga rahul olevat siin ja tähistavad midagi. Ja siin on mineviku tagasivaatamise energiat, mis tuli ka tegelikult siin, sest see on ka mineviku kaart, mineviku nostalgia.
ja et see väike poisike siin väikese koerakesega on saanud nüüd siis täiskasvanud meheks ja siin see koerakene on ka, ei ole enam see pisike beebikoer siin, vaid on siin suur. Ja päris kindlasti olge rahulikud, see tee lõpeb nüüd ja jäädavat novembrikuus. Te suudate, te olete ilmselt väga palju üritanud võidelda selle minevikuga ja olete üritanud mitte seda enda ellu lasta, enda mõtetesse lasta, aga see lihtsalt on niimoodi olnud. Aga te saavutate tasakaalu ja te tõesti, see jääb teie jaoks selleks valusaks minevikuks. Vaatame, mida Pühaingli tarokaardid teile siin siis, mis on soovitused või mida ta näitab novembriks 2025 siis meile kollektiivile. Nii, ma vaatan, et ei oleks tagurpidi, et ma ei näe neid alumisi kaarte siin. Et ma lihtsalt ei taha, ma tahan ikkagi võtta need kaardid siin, eks ole, teie ees. Ja siis, et mida nad siis näitavad. Muuda oma elu. Nii, ma võtan välja need 3 tükki juba sees, ma näitan teile siit ka, et ma ikkagi võtan suur arkaan. Nii, see on meil siis Gabrieli baas, sauade baas ja tuli ka Gabrieli 3. Nii, hakkame siit nendega siis minema. Novembrikuu kõige suuremaks märksõnaks ongi, et Pühaingel Samueli oma TikTokis on muuseas väga huvitavad videod nendest pühainglitest. Muidugi need poisid on tehtud, mehed on tehtud poisteks ja väga maskuliinseteks ja musklitest kehadeks, milleks ma arvan, et need tegelikult algselt ei ole, aga AI saab ju kõike. Ja siis lihtsalt see Samuel jäi mul sealt meelde niisugune blond poisike aga vaadake, kellel on TikTok. Muuda oma elu. Ootamatu ilmutus, mis pakub vabadust. Vabane edasilükkamuse harjumusest, võta vastu muutustega kaasnevad võimalused. Ja see ongi nüüd, kuna ma ütlesingi, et see minevik, mida te olete üritanud siin väga-väga selja taha jätta, see jääb selja taha ja novembrikuu ongi muuda oma elu, muutuste kuu. Te suudate ühesõnaga vabaneda, võtta vastu need muutused ja ärge midagi edasi lükake. Tehke praegu nüüd ja kohe. Ja jälle niisugust nooruslikku kire, energiat, energiline, julge, optimistlik, mänguline. Järgi oma kirge, oled valmis mis tahes väljakutseks, põnevad ja seiklusrikkad võimalused. Uued võimalused avanevad, muudad oma elu ja Gabrieli 3 nutikas planeerimine toob külluse. Aeg teha järgmine samm, optimistlikud plaanid, mis lähevad ootuspäraselt. Tehke plaanid, muutke oma elu, väga soodsad võimalused on selleks olemas. Siin on ka seda nooruslikku energiat, nagu oli ka tegelikult esimeses, sest see baasid on alati tegelikult sellist nooruslikud baasid tähistavad tegelikult ka sõnumeid, kommunikatsioone ja siin ongi niimoodi, et aga kirg on ja nii nagu siin esimeses reas olid sina, eks ole, see kire kuninganna, siis tuli praegu siia ka seda kirge ja üldiselt kui sa paned oma plaanid paika, kui sa tead, sa vaatad tegelikult juba väga kindla pilguga, juba praegu vaatamata sellele, et midagi on kellegi elus siin kollektiivne, see ei pruugi kõikidega resoneeruda, eks ole, on midagi siin lõppenud, siis nüüd saate te novembrikuus väga palju tähistada, väga palju lõbustada, väga palju pidustusi. Ja minge julgelt, kui teid kutsutakse välja, siis on, ja te olete pannud oma plaanid paika, te vaatate tegelikult väga lootusrikkalt tulevikku ja ma ütlen siin niimoodi väga paljudele tuleb mingi väga ootamatu kutse kuskile reisile või te lihtsalt ise valite välja. See võib olla ka lihtsalt see tavaline 3-päevane Rootsi kruiis, kui keegi teid sinna kutsub, siis kindlasti minge. Minul on juba üks Rootsi kruiis broneeritud.
loomulikult, et üks, eks ole. Ja nii, et kohtume laeval ja siin on ka laev täis purjes, nii et noh, see oli lihtsalt niisugune vahepõige siia ja kõik suundub väga ilusti. Vaatame, mida kuu loomise või kuukaardid siis soovitavad siia või mida ütlevad meile novembrikuusse 2025 kuukaardid. Võtame siit kaks märksõna, eks ole, ma panen selle teistpidi, sellepärast, et mulle tegelikult ei meeldi teha selliseid ennustusi, kus on kaardid vastupidi. Või noh, ühesõnaga, kus ma ei võta nagu niimoodi kaarte. Millegipärast on mul siin ja ma tegin ühte eraladumist siin. Näete, no ma ei tea, super novembrikuu. Uus algus on tulemas. Ja siin on kuu loomise ja sinu raske töö tasub ennast ära. Kõik see, mis oli minevikus, see valu ja see, noh, mis siin järelikult oli, eks ole, osadel, see kõik, see tasub ennast ära ja hoitakse ja te saate universumilt kingitusi. Sellepärast, et see on tõesti minevik. Ja samamoodi muuda oma elu, eks ole, ja siin uus algus on tulemas. Ma ei hakkagi vaatama siin sellest raamatust, mida see nagu veel tähistavad, sellepärast, et siin on kuu kaardid on väga suure ja väga tugeva energiaga. Tegelikult ma eriti neid kaarte nii palju ei kasuta. Nii, vaatame, mida ütlevad meile siis väike ingel tõttab appi kaardid novembrikuusse. Siis ma võtan siit välja kõigepealt ja siis vaatame siis edasi, mida need siin siis meile ütlevad. Nii, ma võtan kõigepealt selle ühe. Tere tulemast nende sekka, kes elu ilusaid asju näevad. Imelised avastused ootavad. Mis oli siin? Uus algus on tulemas. Imelised avastused ootavad sind igal sammul. Ka tõeline armastus ei ole enam kaugel. Ma panen siia ligidale, et te näeksite, et siin on ikka tõesti see viimane lause on. Peale selle, ka tõeline armastus ei ole enam kaugel. No kuulge, mu poisid ja tüdrukud, mis saab enam parem olla? Otsi edasi vastuseid. Ära anna alla, ära murdu. Enam ei ole palju jäänud. Natukene veel ja vastused hakkavad selguma ja õiged inimesed saabuvad sinu ellu. Väga suureks. Su raske töö tasub end ära ja see, need kaks, mida väike ingel tõttab appi sulle siin siis ütlevad. Nii, ma panen nüüd oraakli kaardid 2 tükki. Ma vaatan, et ma tulen sellega välja isegi ka 20 minutiga, sest ma ei taha teha mingisuguseid tohutult ilgelt suuri ladumisi ja siis vaatamegi mida need 2 tükki veel, sest pikad ladumised, ma tean, et inimesed ei viitsi lihtsalt neid kuulata. Sellepärast, et lihtsalt, meil ei olegi paratamatu, elu on ju nii kiire, meil ei ole lihtsalt aega ka ja niimoodi. Ja vaatame nüüd 2 siis oraakli kaarti, mida ma tegelikult vist, ma päevakaartidena olen seal pannud, aga ladumistes ma ei ole neid vist siin üldse kasutanud, aga teeme. Nii, vaatame siis, mis need 2 kaarti siis siin on. See on siis number 8. Arenda enda keskendumist. See tõlkes on arenda enda keskendumist. Ja tegelikult mina ütlen niimoodi ka, et kuna mina olen õhumärk, eks ole, siis ma olen part siin ja siis järgmisel hetkel, ma võin olla juba Ameerikas, muidugi mitte niimoodi ei ole võimalik, aga see on lihtsalt näidiseks toodud lause, et kui ma üks hetk olen toas, siis järgmine hetk ma võin olla juba kuskil õues ja lehvitada kuskilt staadionit kellegile. Et see on nagu võib-olla, ma ei ütle, et see on mingi hoiatuskaart, aga novembrikuu selline soovitus on, et arenda enda keskendumist ühtedele asjadele.
noh, tegelikult me väga tahaksime olla 100 kohas korraga, mõelda 100 mõtet korraga, eks ole, et see on võib-olla siis üks selline, mida me peaksime endas arendama. Ja teine on siis number 14, mis tuli mul muuseas ka tänasel Facebooki päevakaardile, et pane oma fookus kõrgematele tõdedele. Et mõtle nagu need läbi, eks ole, mida sa nagu tegelikult tahad. Siin tuli ju ka see ülemprest rinna, eks ole, ühesõnaga, ja võib-olla need sellised me peaksime võib-olla tõesti oma tähelepanu pöörama nagu nendele, mis ei ole reaalselt nähtavad. Et täpselt nii nagu ülemprest rinna ja siin see number 14 oraakli tarokaartidest, et paneme sellele maagilisusele ja sellisele, mida ütleb meie intuitsioon ja mida ütleb meie 7. meel või kuidas te seda ise nagu tõlgendate tahate, et siis, et paneme nagu fookuse võib-olla ka mitte kogu aeg, aga paneme selle fookuse nagu võib-olla sellele, mis ei ole nähtav. Nii, ja vaatame natukene siis, ma võtsin välja ka haldjakaardid, et ma kasutaksin siin nagu võimalikult rohkem, et mida need haldjakaardid tahavad teile öelda. November 2025, hingede kuu, rahukuu, tegelikult ka pimeduse kuu, sest november on kõige pimedam kuu ja mida siis ütlevad need, tahavad öelda siis need nii, ja tulid 2 kaarti, puhtus ja inspiratsioon, mulle väga meeldivad need kaardid, need on nii ilusad kaardid, need on tõesti sellised puhtuse ja need on nii ilusad need kaardid siin. Puhtus, usalda alati oma südame puhtust, vaata oma südamesse ja sealt leiad vastused oma küsimustele. Intuitsioon ja täpselt samamoodi, vaatame seda, mis ei ole nähtav. Midagi paremat ju ei saanud jätkuks tulla. Inspiratsioon, ole valmis, sest varsti külastab sind inspiratsiooni haldjas. Olgu õhtu või hommik, ta võib ilmuda igal ajal. Leidke inspiratsiooni, sest ma tean, et nendel pikkadel pimedatel talvekuudel mitte kõik inimesed, kes mind siin vaatavad, ei ole võib-olla partnerluses, ei ole õnnelikes suhetes, mida iganes, siis võtke ka sellest üksindusest seda inspiratsiooni. Väga raske on seda võib-olla mõista, aga üksindus on antud tegelikult meile õpetuseks. Ja pärast võib-olla hiljem inimesed mõistavad, miks nad pidid üksinda olema. Kõik asjad siin elus, ka üksindus, on meile õppimiseks. Mu kullakesed, mu sõbrakesed, see oli kollektiivne ladumine november 2025, mu poisid-tüdrukud, võtke siit see, mis te tunnete, et teid kõnetab, kui soovite ainult teile ladumist, kirjutage mu lauli.maagiline@gmail.com, meiliaadress on ka siin all, võtke muga julgelt ühendust, ärge kartke seda teha ja jõuavad minuni ja minu eraladumisteni ainult need inimesed tegelikult, kes peavad jõudma. Ma soovin teile ilusat hingede kuud, laikige, tellige mu kanalit, kirjutage kommentaari, kuidas teile meeldis ladumine. Naudime võib-olla seda rohkem endasse tõmbumise mälestuste kuuda. Mõtleme nendele, keda meil enam ei ole ja hoidke üksteist. Ärge lükake mitte midagi homsesse, sest seda homset ei pruugi alati kõigile tulla. Nii et ole nauli ja ilusat sügist ja ilusat novembrikuud teile. Tšau, tšau!